Eks mängud on erinevad võib-olla jah, siin täna võib-olla ta sai palli vähem, võib-olla ei realiseerinud kõike ära, et eks ta seal nii on, üks mäng on viskab üks teine, et Kuidas häälestusega lood olid, et te tulite ka juba päev varem siia, saite siin trenni teha, kas selle nahka võis ka minna natukene meie tagameeste viskepäev, et hommikul ei saanud selles hallis visketrenni teha ja ma kuskilt kuulsin ka, et need rõngad pidid natukene madalamal olema, et kas selle taha võib ka natuke pugeda, et see võib-olla trenni võimalused täna hommikul siin saalis ei olnud? ei, selle taha ma arvan, et teil on mõtet pugeda, et mängumees peab iga posisse viskama. Muidugi lihtsam on alati kodusaalis mängida, aga nii ta on, Eurosaalis antakse sulle üks võimalus ja nii ta on. No kui kodus nüüd sama meeskonnaga madistada, kas teete mingisuguseid muid plaane, lähete teistmoodi ka või kavatsete kodus ikkagi kindla võidu ära võtta? Kindlasti teeme uusi plaane ja võitu on vaja võtta, et me peame, kui me tahame saada edasi saada, siis meil on vähemalt 3-4 võitu vaja, et kodus tuleb igal juhul kõiki proovida karistada. No nädala aja pärast Bulgaaria meister Lukoil Akadeemik, et seal on ka selline vana legendaarne mees Kaspar Skambala, kellega sul tuleb ilmselt seal hakata müdistama, et milliste mõtetega Kambala vastu lähed ja kuidas järgmisel teisipäeval lood olla võivad? Noh, kindlasti ei tule sealt midagi lihtsalt, aga see sõltub ka nende mängujoonise pealt, palju nad alla mängivad ja kui hästi nad viskavad, et kui nad väga head viskajad ei ole, siis võib-olla saab alt aidata või võib-olla ei olegi vaja, et eks vaatame videosid, eks sealt paistab, et ega üle mängijast minna ei saa, et tuleb endast parim anda. Selge, Vallo. Tänud mängu eest, tänud võitluse eest. Loodame siis nädala pärast Tartus ka esimest eurovõitu saada. Aitäh sulle ja edu nädala pärast.